On teisipäev, siis on hea meel tutvustada taas uusi ja huvitavaid vidinaid. Tehnoloogiaajakirjanik Hendrik Roonemaa on täna taas kord külas ja meil on kaks telefoni, mille kohta võib öelda, need on nüüd need telefonid, mida kasutatakse James Bondi filmides ja neid üle antes öeldakse, et need to know information. Üldiselt küll jah, kõige erilisemad telefonid, mis minu kätte on sattunud, umbes 50 000 krooni tükk. Ja neid ei ole sul vaja mitte ühte, vaid mitut. Aga see-eest, kui ühelt teisele helistada, siis võib olla nii ikka päris kindel, et neid ei saa pealt kuulata. Need on krüptitud sidega telefonid ja isegi kui sa, mida inimesed siin meis riigis ajavad näiteks, kui sa tahad teha mingit maadevahetustiili, aga sa tahad paremat maad kui see, mida sulle pakutakse, siis tasub see kõne teha just sellise telefoni pealt. See on nüüd siis selline telefon, mida ei ole võimalik pealt kuulata, mis on väga kallis ja mida reeglina kasutavad siis inimesed, kellel on midagi varjata. Ja väidetavalt 50% klientidest pidid olema poliitikud üle maailma. Eestis ei tea veel, et keegi oleks ostnud, aga näed, võib-olla kui sa näed nüüd mõnda poliitikut tulevikus, käid tegemas intervjuud, näed sellise telefoniga, siis sa võid juba suhtuda nende natukene kahtlevalt. Aga muus osas on ta ju tegelikult täpselt samasugune telefon, samasuguste funktsioonidega nagu kõik teised. Ta tegelikult ongi tavaline mobiiltelefon, et kui sa ei taha helistada turvaliselt, siis sa saad helistada ka nii-öelda tavaliselt ja see QTEC on üsna tuntud nagu tootja. Aga küsimus on selles tarkvaras, mis sinna sisse on ehitatud ja see pool on ikka väga karm. See viimased paar korda, kui me oleme siin kohtunud, olen ma suutnud kõik asjad, küll mitte tuksi keerata, aga vähemalt pannud nad mitte töötama. Võime proovida. Võime proovida. Kui eetris hakkab see mobiilipinin, siis me peame paluma vabandust. Aga siin on niimoodi, et helistamiseks on täiesti oma tarkvara tuleb siin käima panna. Nende tulebki kõne. Et see kõne ei lähe üldse mobiilivõrgust nagu kõnena läbi, vaid see läheb täiesti krüpteeritud andmesidena. Ja kogu see süsteem on ikka tohutult peen. Näiteks kui me praegu helistasime, siis ta ütleb siin key exchange, kui kaamera võtab, siis enne kui sa üldse hakkad rääkima maadevahetusest, siis tuleb siia ekraanile kiri, et you say ja partner says, mis tähendab, et veel kord isegi suuliselt saate üle verifitseerida, et side läheb ühelt telefonilt teisele. Nimelt siis, kui sa helistad, siis sina ütled seda, see 3 tähte, mis sinul ekraanil on ja partner peab ütlema siis vastu tema 3 tähte. Ja kui need klapivad, siis võite hakata edasi rääkima. Kui need ei klapi, siis on mingi jama ühesõnaga. Ja fantaseerigem edasi, Kapol puuduvad ka igasugused võimalused sellist asja lahti šifreerida ja pealt kuulata. Paraku ülimalt tõenäoliselt see niimoodi on, sellepärast, et kogu see side on krüpteeritud mitme võtmega. Ja need mitu võtit on sellised, et kui need maailmas lahti murtakse, siis tõepoolest need on tõenäoliselt enamuse maailma lehtede esikaanel, sest need on sellised algoritmid, mida kasutatakse nagu kõige kõrgemaks salastuseks. Ja väga sellised vahvad asjad. Kes see nüüd toodab siis üldse või kuidas see andmeside kaitsega ja kõige selle muu seadustiku rägastiku vahel toimib? Tead, Venemaal pidada olema keelatud, et väidetavalt on nii, et Venemaal on keelatud kõik, millele FSB ligi ei saa ja sellele FSB ligi ei saa. Aga Euroopa Liidus ei ole nagu sellist piirangut peal. Ja niimoodi, aga näiteks kui sa ostad, siis nad pidid täiesti laekuma kinnises pakendis väga otse teed mööda ja niimoodi, et jumala eest on teada, et mitte keegi ei ole sinna näppe vahele saanud panna, kui nad on sinu juurde tulnud. Viimane kiire küsimus, mis sellise mobiiliarvega on? Kas sa maksad siis kõneminuti eest või mingi muu asja eest? Sa ei maksa kõneminuti eest, vaid kõik see, mis sa räägid, eeldades, et su partneril on samasugune telefon, te saate teha turvakõne. Kui ainult sinul on, siis ei ole sellest kasu. Et kõik see, mis sa räägid, konverditakse tegelikult andmesideks ja sa maksad kuidas siis on, megabaidi eest või olenevalt, kuidas sul parasti oma operaatoriga nagu leping on tehtud. Ma vähemalt tean, milline telefon on George W. Bushil. Kas on selline või on mingi muu, et neid turvatelefoni tootjaid on maailmas mitmeid, aga umbes sarnaste süsteemidega, jah, see asi peaks nagu käima. Et kõik paranoilised inimesed saavad nüüd Eestis 50 000 krooni lauale ja siis veel 50 000, eks ole, et rääkida äripartneriga või miks mitte abikaasaga sellest, et mida õhtul poest tuua. Suur tänu, Hendrik, ja me vaatame, milliseks selle mobiili läbimüük Eestis kujuneb. Aitäh veel kord. Palun.